No, tulemus kindlasti paha, jah. Pakkus pettumust suurt meile, fännidele ja kõigile, aga no, mis mängu kohta, mis võib öelda, meil ei olnud omad võimalused ära ja see ongi jalgpall, me ei olnud piisavalt agressiivselt kohe algusest ja sellest, ma ei tea, kas võib öelda, et San Marino ka said mingit enesekindlust juurde, aga siis juba esimese poole lõpus, ma arvan, me mängisime paremini ja me suutsime luua mõned võimalused ja kahjuks ei läinud ära ja see ongi jalgpall, kui sa ei löö, siis raske võita. Ma arvan, et see on kõik, mis võib öelda selle kohta, sest ja teine asi, et kõik me teadsime pärast Gibraltari mängu, vähemalt pidime teadma, et lihtsalt mängu siin ei pea olema. Mis sa arvad, kas ikkagi mingil määral selline alahindamine või selline arvamus, et me nagu nii võidame, oli mängijates kuidagi sees? No, kui rääkida terve koondisest, ma tahan loota, et ei olnud. Ma arvan, et ei olnud. Küll isiklikult võib-olla midagi oli, ma ei tea. Aga ma usun, et me valmistusime hästi ja pidime ükskõik mis mille alusel seda mängu võita. Kas üldse on lootust, et Eesti kunagi jõuab tasemele, kus selliseid äpardumisi ei tule? On see võimalik või meie suuruse või väiksuse juures mitte? No ma ei taha öelda, et mitte kunagi, aga reaalsused see, et kõik arenevad ja me ei arene kiiremini kui need käibusriigid ja selles mõttes meie tase võib olla natuke kõrgem, aga seda on vaja alati tõestada väljakul ja me seda ei teinud ja siis selle alusel sa küsisid mul praegu seda küsimust, aga ma loodan, et mingil hetkel vähemalt 20 aastat pärast võib-olla ikkagi me võidame natuke rahulikult neid koondisi. Kas mingil määral oli Norra mäng ka veel jalgades? Ma ei tea, kas ta oli jalgades, aga kas ta oli vaja selles mõttes. Ta oli, mis oli see ja siin ei pea olema mingit vabandust, et see pärast Norra mängu me ei suutnud taastuda mingit sellist. Me lihtsalt ei võitnud täna, meil ei olnud väravad ja sellega on kõik. Kas sul fännidel on mingi sõnum öelda? Ma lihtsalt pean vabandama koondise tulemuse eest ja kõik. Jah, ma saan aru, et nad tulid vaatama siin mingi väravate saju, aga kui reaalselt vaadates, siis viimastel ajadel meil on alati probleemid selliste koondistega ja loota, et me äkki lööme 6 väravat, just kui vaadata meie viimase aasta. Seda oodata ei olnud vaja, aga kindlasti nad otsusid võitu meiega, aga seda ei juhtunud. Kas valiksarja mõttes, edasipääsu mõttes on see tulemus nüüd lõplik põnts? Ei tea, kui ma mäletan paar aastat tagasi me rääkisime pärast väärist mängu seal, siis kõik oli juba lõppenud selles mõttes, aga siis juhuslikult saime oma play-offi kohta. Aga üldises mõttes ma võin öelda, et Eesti jaoks ei pea olema selline, minu arvates ei pea enne kvalifikatsiooni algust ei pea olema üldse sellist eesmärki, et jõuda. Me peame võtta samm-sammult ühe mängu järjest ja selle peale kontsentreerima. Kui me hakkame mingit matemaatikat arvestada, siis see alati ei ole hea kahjuks meie jaoks. Kui sa võrdnud seda viiki Fääri saarte kaotusega, siis kumma järel kesvem tunne on? Mõlemad on kehvad. Siin mitte midagi ei ole võrrelda, see on mõlemad kehvad tulemused ja peame seda üle elada ja elu läheb edasi, midagi siin ei saa teha. Aitäh sulle, Kostja!